Alustame siis tänase infopäevaga. Tänane päevakava olekski selline, et ma räägin paari sõnaga üldiselt sellest, mis on Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja mida me teeme. Ja siis ma annan ülevaate rahvusvahelise koostöö 3 konkursist. Kes ei ole varem võib-olla kokku puutunud, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, mis see on? Meie laiemaks missiooniks on see, et Kodanikuühiskonna Sihtkapital on toetus, arendus ja tugikeskus, mis siis läbi selle, et me jõustame vabaühendusi, tugevdab kogukondi ja kodanikuühiskonda. Ja selleks, et seda missiooni täita ja saavutada, me tegutseme laias laastus 3 suunas. Nendeks suundadeks on siis toetused vabaühendustele, ehk me korraldame erinevaid taotlusvoorusid ja konkursse, läbi mille siis vabaühendused saavad kas siis iseenda või oma kogukonna arendamiseks küsida toetust. Meie teine suund on vabaühenduste arendamine, ehk siis lisaks sellele, et me korraldame taotlusvoorusid ja konkursse, korraldame või koordineerime me ka ühingute nõustamist. Maakondlikutes arenduskeskustes, mida on siis igas maakonnas 1, tegutseb vabaühenduste konsultant ja nemad nõustavad siis tasuta vabaühendusi. Et see on väga väärtuslik ressurss, mida me kindlasti soovitame kasutada. Ja samuti tegeleme me ka uuringute ja arenguprogrammide tellimisega. KÜSK-i kodulehelt on võimalik leida siis erinevaid läbiviidud uuringuid, juhendeid, käsiraamatuid ja palju väärtuslikku ressurssi siis vabaühendustele ja vabaühenduste arendamisest. Ja 3. suund on rahvusvahelise koostöö toetused, millest me täna siis natukene täpsemalt räägime ja sinna alla kuuluvad 3 konkurssi. Nendeks konkurssideks on reisitoetuste konkurss, millest saab küsida või millest saab taotleda siis toetust vabaühenduse esindaja reisikulude katmiseks. Teine konkurss on välisprojektide toetamise konkurss, millest saab siis see vabaühendus, mis osaleb rahvusvahelises koostööprojektis, taotleda oma finantseeringu katmiseks toetust. Ja 3. konkurss on rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss. See on suunatud nendele vabaühendustele, mis on siis kas rahvusvahelise katusorganisatsiooni liikmed või ise Eestis asuvad rahvusvahelised katusorganisatsioonid ja korraldavad Eestis siis selle katusorganisatsiooni suursündmust. Ja järgnevalt ma peatun igal konkursil eraldi, toon välja mõned olulisemad tingimused, aga markeerin ka ära, et kui te soovite mõnes konkursis taotleda toetust, siis kindlasti on hästi oluline KÜSK-i kodulehelt lugeda läbi vastava konkursi tingimused ja vaadata üle ka taotlusvorm. Kõik materjalid on siis leitavad KÜSK-i kodulehelt, see on www.kysk.ee ja kui taotlemise korral te olete üle vaadanud tingimused ja taotlusvormi ja mõni asi jääb segaseks või tekib küsimusi, siis kindlasti pöörduge koordinaatori ehk minu poole. Reisitoetuste konkursist. Selle konkursi raames me toetame siis vabaühenduste huvikaitseks ja teadmussiirdeks vajalikke reisikulusid. Ehk eelkõige saab toetust küsida siis kas osalemiseks välisriigis mõnel kodanikuühiskonna üritusel Eesti kogemuse jagamiseks. See võib olla näiteks ettekande pidamine või arutelu pidamine, töötoa juhtimine, seminari läbiviimine. Või osalemiseks siis rahvusvahelise katusorganisatsiooni üritusel Eesti liikmena, rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistaval koosolekul või mõne vabaühenduse tegevusega seotud koolitusel. Ja samuti toetame siis väliseksperdi kutsumist Eestisse
kui ta jagab siis oma teadmist või oma kogemust mõnel avalikul üritusel või koolitusel. Ja siinkohal ma juhin tähelepanu sellele lause teisele osale, juhul kui tema kogemust jagatakse ka avalikkusega. Ja siin on siis näitena välja toodud, et kas artikkel või intervjuu, et me omalt poolt siis kutsume kindlasti üles, et kui vabaühendus toob Eestisse mõne väliseksperdi, kes tuleb siia jagama oma väärtuslikku teadmist ja kogemust, et siis seda kindlasti võiks jagada ka laiapõhjalisemalt, et see ei pea olema kindlasti artikkel või intervjuu, see võib olla näiteks videosalvestus, otseülekanne, kas siis toetuse saaja kodulehel või sotsiaalmeedialehel või podcast või mõni hoopis loomingulisem meetod. Aga oluline on, et selle eksperdi sellist nagu sisse toodud teadmist jagatakse ka laiemalt. Ja need konkreetsed kulud, mille jaoks saab toetust küsida, on transpordikulud. Summa osas piirmäära ei ole, aga reisipiletid peavad olema ostetud siis kas turisti või tavaklassi. Samuti siis lennujaama, raudteejaama, bussijaama, sadama või muu peatuse ja hotelli vahelise transpordikulud ning viisa ja pagas. Juhul, kui nüüd toetust taotletakse väliseksperdi Eestisse toomiseks, siis katame ka tema majutuskulud ning reisikindlustuse kulud. Reisikindlustuse jaoks saab siis toetust taotleda Euroopa-siseste reiside puhul maksimaalselt 50 eurot ja Euroopa väliste reiside jaoks maksimaalselt 100 eurot. Ja siinkohal on oluline see, et reisikindlustuse, sealhulgas reisitõrkekindlustuse lepingu sõlmimine on soovituslik. See tuleneb nüüd otseselt viimase paari aasta olukorrast, kus tihtipeale tulenevalt eriolukorrast on ostetud ära piletid, kuid on ära jäänud sündmus või on ostetud ära piletid ja tegelikult selgub, et olude sunnil ei ole võimalik reisida. Sellisel juhul on siis pöördutud ka KÜSK-i poole küsimusega, et kas KÜSK hüvitab siis selle ära jäänud reisikulud juhul, kui piletid on juba ostetud. Ja vastus on, et jah, sellisel tingimusel, kui taotleja on sõlminud ka reisikindlustuslepingu. Ehk soovitame kindlasti seda teha, toetust selle jaoks saab küsida ja juhul, kui peaks juhtuma nii, et olete ostnud endale reisipiletid, kuid sündmus ei toimu, siis teil on võimalik küsida seda hüvitist reisikindlustuselt, otseteenuse pakkujalt ja kui mingil põhjusel ei reisikindlustus ega teenuse pakkuja neid kulusid ei hüvita, siis hüvitab need KÜSK. Ja oluline on veel ka see, et taotlus esitatakse KÜSK-i taotlusvormil, mis on leitav siis KÜSK-i kodulehelt vähemalt 20 päeva enne ürituse algust. See kindlustab siis selle, et meil on aega see taotlus läbi vaadata ja menetleda ja langetada otsus siis enne sündmuse toimumist. Toon veel ka välja selle, et taotlemise hetkeks ei pea olema tehtud kulusid. Näiteks, kui teil on taotluses välja toodud piletite maksumus, reisikindlustuse maksumus, siis see võib baseeruda prognoositavatel hindadel või võetud pakkumisel, aga see reisikindlustusega need piletid ei pea olema juba soetatud. Nüüd toetuse saamisel, kui te olete piletid ja muud kulud teinud, sündmusel käinud, siis tuleb kuu aja pärast reisi toimumist esitada KÜSK-ile aruanne ja selles aruandes te saate siis välja tuua need reaalsed kulud siis ostetud reisipiletite ja muude seonduvate kulude baasil ja selle alusel ehk siis reaalkulude alusel kanname üle toetussumma. Välisprojektide toetamise konkursist. See konkurss on siis suunatud vabaühendustele, mis on sõlminud toetuslepingu välisrahastajaga
Seejuures projektis see taotlev vabaühendus võib olla nii taotleja kui partner. Ja toetust saab taotleda maksimaalselt 10 000 eurot. Ja siin on nüüd 2 erinevat võimalust või erisust. Juhul, kui tegemist on klassikalisema eelarvepõhise projektiga, siis saab toetust taotleda maksimaalselt 50% ulatuses omafinantseeringust. Kui tegemist on kindlasummalise maksega projektiga, nagu olid varasemad Kodanike Euroopa projektid, kus taotlemine baseerus siis kindlasummalise maksesüsteemil, siis saab seda toetust arvutada niimoodi, et ta saab olla maksimaalselt 10% välisrahastaja toetussummast. Ja mõlema nende variandi puhul kehtib siis see, et see maksimaalne toetussumma piir on 10 000 eurot. Oluline on see, et taotlemise hetkel peab olema olemas juba toetusleping välisrahastajaga. Ja see esitatakse KÜSK-ile siis koos taotlusvormiga. Ehk siis see taotlus koosneb taotlusvormist, mis on leitav KÜSK-i kodulehelt. Sellele juurde lisatakse siis taotluse rahuldamisotsus või toetusleping välisrahastaja poolt. Ja juurde lisatakse ka välisrahastajale esitatud projekt koos lisadega. Ja kõik dokumendid allkirjastatakse ühes digikonteineris ja saadetakse aadressile kysk@kysk.ee. Ja kuludest on abikõlblikud kõik projekti eelarvele vastavad kulud. Mida tuleb tähele panna, on see, et toetusega ei või katta enne toetuslepingu sõlmimist tehtud kulusid. Ehk kui me sõlmime toetuslepingu, siis see periood, millal tohib KÜSK-i toetussummat kasutada, algab siis lepingu sõlmimise kuupäevast KÜSK-iga ja lõpeb sellel kuupäeval, mis on siis toetuslepingus välisrahastajaga projekti lõppkuupäev. Ja oluline on ka see, et ühes kalendriaastas võib üks taotleja toetust taotleda siis maksimaalselt ühele välisprojektile. Kolmas konkurss on rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss. Selle konkursi raames me toetame siis vabaühenduse rahvusvahelise katusorganisatsiooni Eestis toimuva suursündmuse korraldamist, välja arvatud siis spordi- ja kultuuriüritused. Toetussumma maksimaalne määr on 12 000 eurot, kuid siis mitte rohkem kui 25% sündmuse kogu eelarvest. Ja siin on oluline tähele panna seda, et selle toetussumma arvutamisel tuleb esiteks sündmuse kogu eelarvest maha arvata osalejate Eestisse saabumise ja lahkumise transpordikulud. Kui see mahaarvamine on tehtud, siis sellest alles jäänud summast kuni 25% ja kuni 12 000 eurot on siis see maksimaalne võimalik toetussumma, mida saab taotleda. Taotlus esitatakse samuti KÜSK-i vormil, mis on leitav KÜSK-i kodulehelt ja sellega koos esitatakse sündmuse kogu eelarve ja katusorganisatsiooni otsus sündmuse korraldamise kohta Eestis. Ja selle konkursi puhul on nüüd abikõlblikud kõik sündmuse eelarves sisalduvad kulud, välja arvatud transpordikulud. Ja 3 konkursi peale üldiselt kehtib see, et kõik konkursid on avatud nii kaua, kuniks jätkub eelarves vabasid vahendeid. Ehk siis taotluseid me võtame vastu jooksvalt ja juhul, kui eelarvevahendid lõppevad, siis sellest me teavitame KÜSK-i kodulehel, ehk siis sellisel juhul vastava konkursi alamlehel on teade, et konkurss on käesolevaks aastaks suletud. Nii kauaks, kuni seda teadet seal ei ole, on siis kõik 3 konkursi jooksvaks taotlemiseks avatud. Nõuetest taotlejale ehk milline ühendus saab toetust taotleda. Kõigi 3 konkursi puhul on need tingimused ühesugused.
Ehk toetust saab taotleda ühing, mis tegutseb avalikes huvides ja see tähendab seda, et tema põhikirjalised eesmärgid või tegevus on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu enda liikmeskond. Taotleda saab siis ühing, kes on mittetulundusühing või sihtasutus, mis on taotluse esitamise hetkel olnud äriregistrisse kantud vähemalt 1 aasta. Samuti peab taotleja tegevus olema avalik ja see tähendab siis seda, et avalikult ehk kõigile peab olema lihtsasti leitavad ühingu põhikiri, majandusaasta aruanded, vähemalt 2 viimase aasta omad, juhtorganite koosseisud ja eetilise tegevuse põhimõtted või viide nendele. Ja see tähendab seda, et kõik need dokumendid ja see informatsioon võib olla üles laetud ühingu enda kodulehele, sotsiaalmeedialehele, see võib olla ka katusorganisatsiooni kodulehel või ühingu partnerorganisatsiooni kodulehel või võib olla ka kohaliku omavalitsuse kodulehel. Oluline on see, et nii põhikiri kui majandusaasta aruanded kui juhatuse koosseis ja eetilise tegevuse põhimõtted on siis lihtsasti leitavad ja avalikud. Ja eetilise tegevuse põhimõtted saab kindlasti sõnastada ise, võib viidata ka vabaühenduste eetikakoodeksile. Taotleja ei või olla erakond, ametiühing, ühistu ega nende äriühingute või avaõiguslike asutuste valitseva mõju all. Ja see tähendab siis üle 50% hääleõigust juhtorganite liikmete määramisel. Kui siia tuua nüüd näide, siis võime näiteks võtta mittetulundusühingu, mille kõrgemaks organiks on üldkoosolek, kus siis igal liikmel on 1 hääl, siis sellise näite puhul me vaatamegi mittetulundusühingu liikmeid. Kui üldkoosoleku pädevuses on valida juhatus, siis vaatamegi seda, et kas üle poolte mittetulundusühingute liikmetest on siis erakonnad, ametiühingud, ühistud või ettevõtted või avaõiguslikud asutused. Kui nad on üle poole, siis seda me loeme selleks, et nad on valitseva mõju all. Kui neid ei ole üle poole, siis on see ühing igati abikõlblik taotleja. Ning lõpetuseks maksuvõlg ei tohi olla suurem kui 100 eurot või see on ajatatud. Ning kui taotleja on varem saanud avalikest vahenditest toetuseid, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad need tagasimaksed olema tehtud. Ja need on siis need peamised nõuded, millele taotlev ühing peab vastama siis kõigi 3 konkursi raames. Minu poolt suur aitäh kuulamast ja kutsun ka enda poolt kindlasti üles tutvuma KÜSK-i kodulehega www.kysk.ee ja alati julgesti pöörduge meie poole, kui tekib küsimusi. Aitäh!